Tere päevast! Siin on vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb ja täna toon sinuni siis ühe sellise harjutuse või meetodi, et kuidas jõuda sinna, kuhu sa jõuda soovid või kuhu sa jõudma pead või kuhu sa jõuda tahad, et sa võid isegi selle lause lõpetada endale sobivas sõnastuses. Aga mida sul läheb vaja? Sul läheb vaja pliiatsit ja paberit. Ideaalne oleks muidugi, kui sul on märkmik, kui sa neid minu harjutusi siin pidevalt kaasa teed või ka kellegi teise omi, siis on hea see, kui sul on kõik vajalikud tarbed või mitte tarbed, vaid kõik vajalikud mõtted on ühte kohta üles täheldatud, sellepärast et need paberilipikud ikkagi kipuvad kaduma. Ja mida siis see tänane harjutus teeb, et kui sul on see pliiats ja paber, et sa kohe neid ei vaja, see aitab sul selgusele jõuda sinu eesmärkides või see aitab sulle aru saada, mis on tegelikult sulle oluline, mis on tegelikult sulle vajalik või tähtis. Seda võib ka nimetada kiiktooli meetodiks ja selleks sa võid, kui sul on päriselt kiiktool olemas, siis sa võid minna ja istuda sellesse kiiktooli ja sulgeda korraks oma silmad ja keskenduda. Kui sul ei ole kiiktooli, siis sa võid istuda niisama tugitoolis ja sulgeda oma silmad ja kujutada ette, et sa istud kiiktoolis ja tunda seda kiikumist, et kuidas see kiiktool saab natukene hoogu ja sa hakkad liikuma ette ja taha ja sul on seal hea ja mõnus olla, su hingamine on rahulik, su keha on lõdvestunud. Ideaalis sa võiksid panna taustaks mängima ka mingisuguse rahuliku endale meelepärase muusika ja siis sa seal istud ja küsid endalt, et kui aeg on läinud 20 aastat edasi ja ma istun siin samas kiiktoolis ja vaatan oma elule tagasi, siis mis on see, millele ma möödunud 20 aasta jooksul, mille üle ma olen kõige uhkem? Mis on minu jaoks nagu kõige selline tähenduslikum või mis on minu tipphetk, et ma suutsin selle ära teha, ma suutsin vastu pidada, ma suutsin loominguline olla. Mis iganes asi see on, sellel on mingisugune tulemus. Võib-olla sa olid oma lapsele või lastele hea ema või hea isa, sa olid suurepärane eeskuju. Sa suutsid oma kallimat võimestada või oma lähedast sõpra võimestada, tuues või avades tema potentsiaali välja, tuua sealt tema erilisuse, et võib-olla sa tööalaselt tegid midagi, võib-olla sa oled oma pereliikmetega, vanematega, õdede-vendadega midagi imetlusväärset korda saatnud, mingi tüli või konflikti ära lahendanud. Võib-olla läbi selle, et sa oled midagi ära lahendanud, oled sa enda või oma järeltulevate saatust isegi muutnud. Ühesõnaga, et võta endale hetk aega meeldiva rahuliku muusika saatel ja esita endale küsimus, et kui ma olen vähemalt 20 aastat vanem, kui ma olen täna, võib-olla ka rohkem kui 20 ja ma vaatan oma elule tagasi, mille üle ma olen kõige uhkem, mida ma olen korda saatnud, mis mulle valmistab rõõmu. Aga samas ka see, et mis tundub täiesti ebaoluline, täiesti mõttetu, et märka mõlemat. Ja võta selleks endale aega mingisugune 10 või 15 minutit. Et istuda vaikuses ja märgata neid mõtteid, kui aeg on liikunud vähemalt 20 aastat edasi. Et mina siin praegu 20 minutit ootama ei hakka, et sa võid seda harjutust siis pärast omas tempos teha, siis sa võtad selle paberi või märkmiku ja sa paned kirja, et eriti uhke olin selle ja selle ja selle pärast. Ja täiesti mõttetud olid need ja teised ja kolmandad asjad. Paned oma mõtted kõik kirja. Ja see kirja panemine nüüd iseenesest sind veel ei aita. Aga kui sa oma edasist tegevust planeerid, kui sa oma edasisi eesmärke kavandad, sihte kavandad, siis seda lehte või seda märkmikut sa saad oma kavandamise juures aluseks võtta. Ehk siis valida sealt või valida siis, teha siis oma elus neid tegevusi, mis sind viiksid
nende asjade suunas, mille üle sul on pärast tagantjärele võimalik olla uhke ja tänulik. Ja ennetada või kõrvale heita juba eos need asjad või need tegevused, mis tagasivaates tunduksid täiesti mõttetud. Kui sa seda teed ja elad kaasa, siis jaga siin video all ka oma kogemust või oma taipamisi selle harjutuse tegemise, läbitegemise kontekstis. Ja meie kohtume juba nädala pärast. Ilusat päeva sulle!